Tere hommikust Eestimaa, tere hommikust Soomemaa, tere hommikust kosmos ja galaktika. Ookeanivahune tervitus kõikidele sõpradele ja tuttavatele ning tormine tervitus neile, kes saavad peagi minuga sõpradeks. Türkiissinine möllav ookean ja vahutavad lained. Mingi müstiline energia ja teadvuse võimas avatus. Selle meeletu ookeanimuusika ja vahuse veetantsu saatel meenus mulle kunagine 90ndate aastate eluperiood New Yorgis. Ma mõtisklesin, et miks kolivad praegu paljud inimesed USA'st Mehhikosse elama. Näiteks Acapulcosse on tulnud sellel hooajal elama 2 Ameerika kodanikku, keda mina tean. 3. valmistatakse siinsamas ookeani kaldal ette krunti ja maha jäetud sellist maja taastamiseks. Kuid sel hetkel polnud see mõte sugugi nagu kõige olulisem. Tegelik mõttelõng peitus hoopiski sisukamal tasandil. Nimelt, 90ndate alguses tellisin ma New Yorgis väga kalli juudi advokaadi. Võtsin tema tunniajalise konsultatsiooni aja maailma kaubanduskeskuses ehk kaksiktornides, mis nagu te teate 9.11 hävitati. Mul oli tema juurde ostetud aeg täpselt tund aega. Ja uksest sisse astudes pööras ta 60-minutilise liivakella käima, ütles, et see on punktuaalselt täpne. Ja ta ütles, et kui kõik minu küsimused saavad tema poolt vastatud, võime rääkida ülejäänud aja elust, enesest, perekonnast, lastest, spordist ja naistest. Kuigi ma jäin sel hetkel nagu mõttesse, et kas ma saan selle tunni ajaga vastuse oma küsimusele, oli mul väga selline võimas tunne olla maailma kaubanduskeskuse tippadvokaadi kabinetis ja see tunne ja emotsioon ületas kõik minu ootused ja kartused. Ja see kabinet oli vist kas 67. või 76. korrusel. Minu mäletamist mööda igal juhul ta oli kõrgemal kui 60. korrusel. Igatahes ehe Ameerika ja puhast verd juudi rahvusest advokaat ja samuti reaalne siis maailmaklassi advokaadibüroo. Kusjuures ruum oli väga väike, sest vana maailma kaubanduskeskus oli nagu üleüldse madalate lagedega. Hiljem oli mul seal veel renditud pisikene kontor ja bürooruum, aga see pole hetkel teema. Ja mul oli üks küsimus sellele advokaadile. Üks ja väga konkreetne. Ma küsisin, mis äri on USA's praegu nagu kõige kasulikum alustada või mis äri on USA's kõige kasulikum teha. Et mida mina kui potentsiaalne Sovjetistani immigrant, noor mees võiks New Yorgis viljeleda, et nii-öelda reele saada. Ja te ei kujuta isegi ette, mida ta vastas. Ma sain selle vastuse 3 minuti jooksul. Sisuliselt ma sain selle vastuse 1 minuti jooksul. Ja ülejäänud siis 57-59 minutit me rääkisime maast ja ilmast. Ja ta ütles mulle jumala tõsiselt nii. Kõige kasulikum on õhku müüa. Kõige kasulikum on õhumüük. Ehk parimat äri maailmas ei ole kui õhumüük, mida ei saa käega katsuda ja mis pole silmale nähtav. Et kui ma nagu sellise globaalse äri välja mõtlen, on mul võimalus saada võib-olla miljardäriks, mitte miljonäriks, vaid isegi miljardäriks. Geniaalne, eks? Eks see vastus jooksutas mul nagu juhtme vähekese kokku. Ma sain aru, et ta nagu pettis mind või valetas või et võitis seal selle meeletu tunnitasu ja siis ütles mulle ühe sõna, et hakka õhku müüma. Eriti hea, eks ju. Aga miks mulle see kõik meenus? Tegelikult oli ju see geniaalne vastus. Ja see vastus oli 1990ndate aastate alguses. Te vaadake vaid, kuidas müüakse ja turustatakse täna õhku ehk Mehhiko õllehaiguse viirust, mis pole inimsilmale nähtav ega käega katsutav. Vähe sellest teda pole isegi mikroskoobi all või luubi all keegi näinud. Geniaalne, eks? Lausa super geniaalne. Müüa mingit viirust, mis väidetavalt on olemas, aga mitte keegi pole seda kunagi elus oma silmaga näinud. Ja lihtsalt öeldakse sulle, et sa oled nakatunud ja kogu lugu. Test on positiivne ja kõik. Ja kas need testid siis ja süstid ja maskid ja kas need kõik ei maksa või? Eks see ole siis selle
õhumüümise kõrvalprodukt nii-öelda. Ja samas ma istusin eile ookeani kaldal, nautisin seda võimsat türkiisinust vaatemängu ja siis mulle meenus New Yorgi päev ja jutajamine nagu maagia. See oli nii ülitäpne etteennustus kõigest sellest, mis maailmas viimase 30 aasta jooksul on toimunud. Ja ma jäin mõtlema õhumüügi laiemat tähendust. Sest no mõelge ise, isegi internet ja wifi on ju tegelikult õhk. Ja kui edasi veel mõelda, kas siis 0 on number või hoopiski ringikujuline õhk. Ja tuleb välja, et 0 ei ole number, et 0 on ka õhk. Ja nüüd mõelge, kas teie pankakonto on näiteks seal 3 nulliga või mis iganes 4 nulliga 14 000 või 360 000 eurot. Et kas see pole mitte vastavalt 14 eurot või 360 eurot hoopiski? Sest 0 ei ole ju number. Kunagi mõistate, millele ma vihjan praegust. Ja samas veel, kas Bitcoin on näiteks raha või mis ta siis on, mingi coin või mis asi ta on? Ta ei ole ju käega katsutava silmaga nähtav. Ta on nagu virtuaalselt samamoodi nähtav nagu see viiruski. Ilusa pildina B-tähega B, Bitcoin. Et paneb mõtlema, eks. Järelikult see advokaat polnud sugugi loll, vaid tema vastus oli lausa briljantne, ütleks. Kuid väidetavalt jäi ta 11. septembril sinna kaksiktornidesse lõksu ja hukkus. Et ma oleks tahtnud temaga veel tulevikus nagu vestelda või rääkida või konsultatsiooni küsida. Ja ma pole teda hukkunute nimekirjas siiamaani tänaseni leidnud. Ja siis sel hetkel plahvatus mul ookeani kaldal sõna ots mõttes pea. Minuni jõudis selline teadvus või pigem teadvustus, et miks ma pean sellest kõigest kirjutama kusagil lõustaraamatus. Et ma parem räägin oma häälega ehk turustan õhku õhu kaudu. Ehk ma müün parem oma häält. Kordades lihtsam on ju rääkida kui kirjutada. Ja kirjutatud kujul on suur töö ja vaev, aga häälega rääkides on nagu puhas õhk, ütleme niimoodi. Ja häält pole ka ju näha ega käega katsuda ei saa. Kuulata saab ainult kõrvaga. Et sisuliselt on tegu õhuga või õhumüügi ühe vormiga, et kas pole. Ja siis ma nagu otsustasin, et ma teen häälversioonis selle mõtteavalduse järjekordselt. Ja nii sündis ka minu tänane teema, millest ma kohe rääkima hakkan. Et nüüd ma jõudsin nagu teemani. Ja teema on siis selline, et viimasel ajal on väga paljud inimesed minu käest küsinud, et kes need Bilderbergid on, kelle salajasel kohtumisel käis üks Eesti uhke peaminister ja mis seos on Rothschildidel sellega, mis praegu Eestis ja maailmas toimumas. Jah, see on väga õigustatud küsimus, kuna väga vähesed mõistavad, et tegelikult Eesti ja kogu maailma juhtimine ei käi mitte Toompealt ega ka mõne maailma suurlinna pilvelõhku ja penthouse'ist, vaid seda Laperkust Lamemaad juhivad maailma esirikkurite väga võimekad klannid. Ja täna ei taha ma rääkida ei Bilderbergidest ega Rothschildidest, vaid hoopiski Rockefelleritest, kelle perekonnaliikmed ja järeltulijad kuuluvad maailma suurimatesse advokaadibüroodesse, USA luuri- ja sõjaväestruktuuridesse, maailma peavoolumeediatesse, erinevatesse propaganda- ja lobitööorganisatsioonidesse ja nii edasi. Ehk nad kuuluvad sisuliselt kõikidesse maailma, võib isegi öelda süvastruktuuridesse. Ja kui USAs oli veel tõeline vabadus enne tornide kokkukukkumist, meeldis mulle New Yorgis tihti käia St. Patricku katedraalis ehk Püha Patriku katedraalis. Ja see on selline uus kootistiilis Rooma katolik katedraal keset Manhattanit, hästi ilus koht ja see lummav katedraal ja arhitektuuriliselt väga keeruline ehitis, üüber super koht ja tasub Manhattani 5. Avenue'l. Ja see tõmbas mind alati ligi, mitte usu poolest, vaid pigem mitmete maailma müsteeriumite mõistmiseks, et alati oli seal hea neid müsteeriumite üle mõtiskleda, kas või istuda 15 minutit sees või pool tundi ja nii. Ja alati, kui ma külastasin seda Püha Patriku katedraalis, peale seda meeldis mulle veel üle tee minna järgmisesse plokki, kus asus Rockefeller Center.
ja see oli värviliste maailma riikide lippudega kaunistatud selline ilus roheala ja mega ilus liuväli ja seal on filmitud väga palju stseeni USA filmidest, nii nagu omal ajal näitasid enamuses Vene filmid stseene rongidest ja rongisõidust. Nii on Rockefeller Center olnud paljude Hollywoodide tähtede võtteplatsiks. Ja mulle isiklikult meeldis selle aega viita, alati mingi tunnikene või niimoodi Starbucksi kohvi juua, vaadata inimesi ja see oli nii huvitav omal ajal. Ja kusjuures Starbucksi kohvi oli siis täiesti uus nähtus maailma kohvikultuuris ja mis puudutab nagu Starbucksi, siis mul on veel sellega seotud üks väga huvitav 90ndate USA lugu Saaremaa kontekstis muide, millest ma kunagi kindlasti räägin. Aga Rockefelleri keskus on selline väga suur ja võimas kompleks, et seal on 19 või 20 ärijoonet kusagil midagi niimoodi. Ja see hõlmab circa seal 80-90 000 ruutmeetri Manhattani kesklinna ala. Ja ta jääb 48. ja 51. tänava vahele, et kes on New Yorgis kindlasti käinud või on kindlasti sealt ka läbi läinud või see on nagu üks vaatamisväärsus seal olnud alati. Ja siis Rockefelleri keskus on nende perekonna tellimusel valminud nagu sellise ehitusliku arhitektuuri kõrgpilotaaž, võiks öelda. Ja 5-6 Avenue sellesse piirkonda nad jäävad ja seal on ka see maailmakuulus uisuväljak ja eratänav siis Rockefeller Plaza. Kui kummaline on 90ndatel aastatel just see, et just sel ajal oli kummaline nagu see, et mul ei tulnud mitte kunagi pähe mõtet, et kus selline nimi tulnud ja kes on selline mees nagu keegi Rockefeller. Ja veelgi vähem, et tegu on terve klanniga, et ma kunagi selle peale ei mõelnud, et huvi selle nähtuse vastu hakkas tekkima alles aastaid hiljem. Ja nii nagu ei tulnud mul pähe ka mõelda, et miks on näiteks Atlantic City's olemas Trump Plaza või teistes USA linnades endiste ja siis praeguste kuulsuste nimedega seotud ehitised. Aga see selleks, et asja juurdes edasi, et paljuski kultuurides on selline igivana ütlus, et rikkus tehakse ja kaotatakse 3 põlvkonna jooksul. Et 3 põlvkonda on see aeg, kus tehakse suur rikkus ja siis ta hävib, kaotatakse. Ja USA's öeldakse, et see toimub nagu särkideni 3 põlvkonna jooksul. Jaapanis olevat selline ütlus, et viljapeadest kuni riisiviljapeadeni 3 põlvkonna jooksul, midagi analoogset või sarnast. Et ma täpselt ei tea seda, aga seda võib kuskilt uurida ja siis leiab selle. Ehk teisisõnu siis rikkus kestab arva palju rohkem kui meie ja teie lapselapsed. Ja loogika on selline, et igasugused riiklikud maksud, valed, kulutused ja siis rikkuse nagu otsene lahjenemine toimub läbi laste ja nende lastelaste. Et sisuliselt mõjub suure raha vältimatu riknemine lõpuks perekonna ja klanni varandusele ehk meie, teie lapsed ja lastelasted kulutavad ja lobistavad selle varanduse nii kõik läbi, mida me kunagi omal ajal teenime või olete teeninud. Et selline loogika on. Ja ometi on Rockefellerite perekond seda kõike trotsinud. Neil on isegi 7. põlvkonda sisenedes koguni 170 pärijat. Ja Rockefelleri perekond on suutnud säilitada märkimisväärse rikkuse läbi ajaloo. Et see on nii kummaline, kui ka pole. Ja see väga ebatõenäoline või selline stsenaarium on nende puhul veel see, et see perekond on täiesti ühtsena püsinud või see klann. Neil ei ole avalikke skandaale, tülisid, ei kohtuprotsesse, ei mingisuguseid muid sellised asju. Mõned isiklikud sellised tragöödiad võib-olla ja teisi selliseid kullatud dünastiaid on need asjad kõik raputanud. Ja neil on üle 250 pereliikme, kes on nagu John Rockefelleri ja Laura Spellman Rockefelleri otsesed järeltulijad. Ja John Rockefeller siis senior, kes suri siis 37. aastal 1937, oli siis kõva filantroop ja teda peetakse kõigi aegade jõukamaks ameeriklaseks ja kõige rikkamaks inimeseks tänapäeva ajaloos, et 58-aastaselt pensioni jäädes oli ta vist Ameerika Ühendriikide kõige rikkam mees. Ja kui ta 1937 suri, arvati, et kuna ta oli nagu Standard Oili asutaja ja kõigi aegade rikkam üksik isik nagu, et tal oli seda vara siis sedavõrd palju, et see võrdus 1,5% USA SKP-st, mis nagu tänapäeva numbrites oleks $250 miljardit, et see on ulmeline summa. Mitte keegi ei kujuta seda isegi ette.
Ja kriitikute jaoks on Rockefeller alastamatu ja ahne kapitalist olnud või nende klann. Ja nad on siis nagu ebaõiglaselt oma konkurentsi purustanud ja pahatahtlikult monopoli loonud ja nii edasi. Kuid meistrite jaoks on ta olnud ärigeenius. Sõna otseses mõttes ärigeenius. Et võtke või jätke. Ja kuna tal polnud kunagi sellist aastat, kus ta ei teeninud kasumit, ta teenis isegi kõige raskema majanduslanguse ajal kasumit. Ja ta siis kehastas sellist tegija ideaali ja ta stabiliseeris tööstust, lõi töökohti, nafta hinna lõi alla seal päris kõvasti mingi 80% standardolli aegadel ja temast sai nagu Ameerika ajaloo kõige suurim filantrop. Samas väga vähesed teavad, et esialgu juhtis suguvõsa Davidi vanem vend Nelson Rockefeller. Aga sellest siis veidi hiljem ja ta oli kunagine New Yorki kuberner, kui Ford oli asepresident. Ja siis näiteks ka see, et Arkansase kuberner Winthrop Rockefeller soosis omal ajal noort poliitikut Bill Clintonit. Seal oli isegi sellised kuulujutud, et Bill on tema vallaline poeg ja nii edasi ja hiljem sai selle osariigi kuberneriks Clinton ise ja sealt läks ta siis USA presidendiks ja vähesed teavad ka seda, et Hillary Clinton alustas ka oma karjääri Rockefelleri fondi abiga, nii et kõik olid ja on omavahel seotud, et see terve dünastia, see terve Ameerika, see on üks suur Rockefellerite nii-öelda klann. Ja siis tagasi poole vaatame veel, David Rockefeller oli siis legend igas mõttes ja tema on avaldanud ju 5 põhimõtet, et kuidas rikkaks saada ja kuidas elada 100-aastaseks saamiseni, et see on ju väga inspireeriv ja innustav, et seda võiksid kõik lugeda tegelikult. Et ega tema nagu nendes tõdedes mitte midagi valet ei olnud. Ja siis tema suri 2017 märts. Ta elas 101 aastani. Ja ta oli sisuliselt siis Ameerika pankur, Chase Manhattan korporatsiooni esimehe ja tegevjuhina töötas. Ja ta oli 3. põlvkonna vanim elav liige vist ja perekonna nii-öelda juht alates 2004. aasta augustis kuni surmani märtsis 2017. Ja sellised on olnud nendega lood ja siis, mis siis veel nendega on, et näiteks Michael Rockefeller, kes oli Nelson Rockefelleri poeg, see oli USA etnograaf ja antropoloogia uurija. Tema suri eeldatavasti 19. november 1961. Ta oli siis selle Nelsoni 5. laps ja Rockefelleri perekonna 4. põlvkonna liige. Ja tema saatus varjab nagu selline saladus, et kuna ta kadus 1961. aastal Uus-Guineas mingi ekspeditsiooni käigus, siis on selline versioon, et ta lihtsalt söödi ära ühe hõimu poos, et inimsööjad sõid ära. Ja see väide põhineb nagu asjaolul, et ta läks uurima põliselanike nagu hõimu nende juurde ja selle hõimu nagu eripära oli see, et nad on väga verejanulised inimsööjad. Ja sinna ta jäi ühesõnaga. Ja siis Nelson Rockefeller, Michael Rockefelleri isa, oli midagi enamat kui lihtsalt pankur, sest ta oli nagu poliitilise tegevusega seotud ja väga edukas selles. Et 74-77 oli ta Ameerikas Ühendriikide asepresident ka ja tema alustas omal ajal tööd New Yorki, Londoni ja Pariisi pankades. Ja siis just teda nagu seostatakse New Yorki kuulsa Rockefelleri keskuse loomisega, mille ehitamist ja kaunistamist ta siis juhendas. Nii, ja mis veel nendest Rockefelleritest? Et Nelson oli ka New Yorki kuberner 59-73. Ta tahtis isegi vist presidendiks saada, kuid see ei õnnestunud talle. Ja ta ei leidnud nagu piisavalt toetust oma nende parteiliikmete seas ja nii edasi. Aga ta suri 26. jaanuaril 1979 südameataki tõttu. Ja väidetavalt siis ta suri oma armukesega seksuaalvaekorras olles. Et surma ajal oli ta 70 aastat vana. Seega kõik 70+ mehed olge noorte naistega seksides tasakaalukad.
ja siis üle sajandi on nagu, või läbi aegade on ideoloogilised äärmuslased ja nagu poliitilise spektri kõikidest otsadest innukalt püüdnud Rockefelleri perekonda süüdistada nende väidetavas sellises suures ja ähvardavas mõjus Ameerika poliitilistele ja majanduslikele institutsioonidele. Et see on kindlasti õige ja nii on see olnud. Ja mõni isegi usub, et nad on osa siis salajast poliitilisest rühmitustest, massoonidest ja nii edasi, kes töötavad vastu Ameerika Ühendriikide huvidele. Ja iseloomustavad teda nende perekonda kui siis internatsionaliste ja kes on teiste maailma selliste rühmitustega kokku leppinud, et tuleb luua globaalne poliitiline majanduslik struktuur. Ehk üks maailm, kui sulle see meeldib, ehk see siis, millest me täna juttu on, globaalne digitaalne koonduslaager. Ja ta on ise öelnud, et jah, ma olen selle üle uhke, et nii see on ja seda ta on oma mälestuste raamatus 2002 ütlenud. Ja siis muide, ega rohkem midagi ei olegi öelda, et Rockefellerite stiil ja kaubamärk on must kaabu muide. Kas kokkulangevus Eesti mustakaabu moega, sellele annab aeg arutust, aga isiklikult ma arvan, et must kaabu tuleb kõigepealt välja teenida, seejärel kindlasti välja mängida. Ja väga raske on kujutada ette musta kaabut ilma Kuuba sigarita. Selline sai siis täna lugu sellest superiluuse mässava ookeani energiast ja olge rõõmsad ja olge tublid. Ajumudija siinpool Acapulco Guerrero. Ilusat päeva kõikidele!